Planeet Maa. Teie või? Maaelanikud. Ma olengi jõudnud kohale. Siia. Paradiisi planeedile. Kõik nad on sellest rääkinud. Ma ei ole aru saanud, mis on see nii erilist. Ja nüüd ma vaatan teid, kes kirkam kui teine. Fantastiline. Kui ilusad te olete. Mina muudan maailma. Teie? Ka muudate maailma? Jaa, just nimelt. Te võib-olla ise veel ei tea. Mina tean. Need noored kindlasti muudavad, siin on eriti rõõmsad kõik. Ja targad, nutikad. Tere tulemast. Tere tulemast, Lähe koolipäev 2022. Just mina muudan maailma. Mina olen Toomas ja võiks öelda, et ma tulin otse universumi keskmest. Sealt kaugelt, kus need pillimehed ja naine siis täna teid kohale tõid sellest sügavikust otse siia ja teadmatuses ja samas teadlikkuses, et meie olemegi loojad. Me oleme ise ennast siia kohale toonud. Keegi meid pole sundinud. Või kes lükati täna bussi peale? No ikka mõni lükati on ju. Et ma jagan teile mõned mõtted siia sellele konverentsile kaasa, mis on minu hinge puudutanud viimase aasta jooksul. Kes teist varem konverentsil eelmine aasta osales? Tõstke korra käsi. Siis ma juba teie osadega olen juba tuttav. See on üleval nii palju rahvast. Kus need kõik sinna ära mahtusid? Super. Kõigil on hästi ruumi, on ja? Väga hea. Esimene kõige olulisem sõnum on see, et ma olen elus ja terve. Te kõik naeratate peaaegu. Teil kõigil on jäsemed küljes. Te olete siin. Te olete täna kohal. Te hingate. Mina lava taga pidin korralikult hingama, et teie ette tulla. Aga kui me saame baasvajadusest aru selleks, et me oleme siin, me oleme elus, siis kõik lendabki ülesse meie enda sees. See rakett on meie sees. See on see eluvägi ja tuli, mis meid tõstab. Ja kui me sellest kõigest saame aru, siis kõik ülejäänud tuleb nipsti. Ja me ei pea üldse kartma või hirmu tundma. Sest mis asi on hirm? Ta käivitab meie sees ellujäämisinstinkti. Ka seesama, et ma olen siin täna laval, räägin teile 1200 noorele. See on hirmutav. Ta on sellepärast, et te kõik hindate. Kuidas ma riides olen, mida ma räägin, kuidas ma käitun ja kas ma eksin või ei eksi. Mõne sõna, lause või komistan äkki. Et selles mõttes midagi juhtunud ju. Kõik jäin terveks. On ju, isegi aparaadid töötavad. Mis näitab seda, et hirm on meie enda peas. Me ise loome selle hirmu endale. Ja kui me selle hirmu suudame vabastada, mis on täitsa eraldi teema, sellest võiks teha eraldi sessiooni. Aga te olete kindlasti väga võimekad ja suudate tulla teadvale. Sest kui me oleme juba teadvel, siis me saame valida oma tee. Ja kui me valime oma tee, siis tähendab seda, et me suudame liikuda sinna suunas, kuhu meie soovime. Ehk siis keegi ei saa meid tõugata, ma saan küll sind lükata, aga sa tuled sama koha peale tagasi. Sind ei saa kõigutada. Sa oled paigal, sa tead, mis sa teed. Tundub, et sinul on oma tee juba sihik on olemas.
Ja siin on üks tore pilt ka, kuidas USA-s käisin ühel matkal ja see matk oli läbi kanjonite, nii et sa pidid ronima, no mitte kanjoni otsa, aga siis läbi vee, vesi umbes sellise raadiusega ja see andis mulle väga hästi sellise fookusega endale, et mis on siis minu tee. Et ma ei saa ju kõndida igale poole, ma ei saa ju 200 erinevas suunas liikuda, ma isegi ei paindu nii palju, kui ma tahaks liikuda. Okei, siis ma natuke pööran, siis ma juba saan. Aga see fokusseeritud liikumine aitab meil jõuda iseendaga paremasse kohta. Ja läbi selle on meil võimalik luua suuremat väärtust iseendale, oma lähedastele ja kogu maailmale. Sest me oleme siin planeedil koos, kõik kollektiivsed. Kui juhtub mingi häda, siis me oleme kõik koos selles sitas. Ja kui midagi väga rõõmustavat toimub, siis me võib-olla saame ka osa. Eks me täna jõuame sellest kõigest rääkida erinevate esinejatega. Aga usaldus elu vastu, siin oli minul üks väga suur usaldus nagu kriis, et ma hääletasin siis USA-s sinna samma kanjonisse ja olin tee ääres kokku 17 tundi. Kujuta ette, te olete 17 tundi magamata, olete tee ääres. Ma olin 3 erineva koha peal, aga 17 tundi järjest. Ma pidin vahepeal oma suure kohvri, seljakotti selga panema, liikuma, et saada aru, et see koht, kus ma olin, ei olnud õige. Aga ma pidin usaldama iseennast. Minu jaoks oli see kriis, maailm, miks sa teed mulle nii, miks ma pean siin ootama, miks me võiks lõbutseda, nautida, tunda rõõmu, kogeda, inimestega suhelda, ma lihtsalt seisan seal niimoodi, nagu mingi lollakas. Aga minul oli vaja seda kogemust, et ma saaksin hakata iseennast usaldama, oma teed usaldama ja kui ma sinna kanjonisse jõudsin, ma sain aru, et kõik on korras, kõik on hästi, sest ma olen jõudnud siia, kuhu ma visioneerisin ennast kohale. Mina võin garanteerida öelda, et see on kindlasti mu lemmikkoht maailmas, kui me jätame Eesti kõrvale. Et see võimsus, mis sealt nende kanjonite vahelt tuleb, on väga üüratu. Nii et kõik, kes veel ei tea, mida teha pärast gümnaasiumi lõppu, siis võib-olla mõtlete, et lähete hops reisile, lähete maailma avastama. Vaatate, kas sealt tuleb midagi uut ja põnevat sinu teele. Ja selle sama teekonna käigus on vaja usaldada nii iseennast kui oma intuitsiooni. Kes teab, mis on intuitsioon? Mõned teavad, mõned võib-olla veel ei tea või siis ei usalda, et nad teavad. Mis on ka jällegi märk teile, et intuitsioon ju tegelikult tuleb siit. Ta vahest ütleb meile niimoodi, et temaga ära küll suhtle, ära sinnapoole küll mine, ära seda saia küll osta, see on halvaks läinud. Et ta annab meile teadmata fakte, teadmata tausta, annab meile siit seest mingisuguse tunde. Kõhutunnet teate? Põhimõtteliselt sama. Ehk siis kõhutunne on meil siin endal sees ja see on sellepärast, et see on siin kõhu piirkonnas. Kehataju. Keha annab seda. See ei ole, mis ütleb siin üleval, et oot, temaga ära räägi, seda sai ära söö, see on paha või riknend, sest tema teab fakte, tema mõtleb teises kategoorias. See annab sulle võimaluse tulla siia, lähemale südamele, lähemale oma sisetundele ja see sisetunne tegelikult kannab sind. Et väga paljud nii teadlased kui väga tegijad, ühiskonnaliidrid kasutavad oma intuitsioone igapäevastes tegevustes. Nii sellega, et kas sa sööd intuitiivselt, ehk siis kas sa vaatad kas ma tahan täna putru süüa või ma tahan täna võikut süüa või ma pean sööma seda putru, sest mul on nii ette kirjutatud, siis sul ei ole valikut, siis sa ei saa oma intuitsiooni kasutada. Aga kui sul on valik hommikul mõelda, ma soovin seda, siis see tasub treenida ennast selle intuitsiooniga, tasub haarata ennast sellesse sisse. Ja üks väga fenomenaalne küsimus, kuidas jõuda ikkagi teadlikkuseni? Mis asi on teadlikkus? Oskab keegi mulle siit kohe pakkuda? Teadlikkus. Kui mina saan teadlikuks,
igat pidi, on ju. Või kui mina olen teadvel, mis tähendab üldse teadvel olek? Näiteks, tulisid kuskilt midagi? Ütle uuesti. Kohal olema, just. Suurepärane, peaks sinu lavale kutsuma. Kontaktis endaga. Mis veel? Ma võin, jah? Jaa, sul on teadlikkus, et sa võidki avardada, sa võidki vaadata väga paljusid erinevaid printsiipe, pole päris õige sõna, aga perspektiive, milleni jõuame ka. See tähendab seda, et kui ma olen kohal siin, ma olen teadvel, ma saan aru, et ma teiega suhtlen. Teie loodetavasti saate aru, et te suhtlete minuga. Praegusel hetkel mina räägin teile midagi, teie võtate info vastu, ütlete, ei, see mulle sobib, see ei sobi, see on jama, see on hea, seda mõtlen kodus, seda räägin isale, selle ütlen emale, sellest räägin vanemale, siis tema kindlasti peaks seda teadma. Et see on ju teadvel olek, on justkui arusaamine sellest, et ma olen praegu siin kohal ja mõistan, mis siin toimub. Näiteks enne, kui need pillimehed siin olid, on ju, ja naine, siis kas oli aru saada, mis kõik toimub? Oli saada aru see, et muusika tuleb, kuskilt tuleb heli ja see on väga kaunis. See on väga sügav, väga ilus. Ja kuidas me, ütleme, et paljud soovivad jõuda kõrge teadvusega inimese saamiseks. Aga mis see üldse on? See ongi see, et sa igas hetkes valid olla kohal. Ingvariga me räägime täna emotsioonidest ja see samamoodi on see, et kas sa oled, keegi ütleb sulle midagi, sa oled, karjud talle, mida? Või sa oled mingi huvitav mõte, kuidas see minuga üldse seostub, see on mingi sinu probleem, tegele ise oma asjadega, ma lähen kõnnin minema või vaatan sulle otsa, kuulan, mõistan, annan sulle ruumi. Et teadvel olek annab sulle võimaluse tulla välja emotsioonidest, tulla välja sellest samast, nagu ma enne tõin välja, hirmudest. Ma ei pea olema enam hirmuküüsis. Mul on olnud endal väga suur hirmuküüs, ütleme lavale tulekul ma võib-olla nii suurt hirmu ei ole, aga hirm on olnud selles, et keegi tuleb kuskilt mingi paha. Või siis näiteks vanameres olin kodus, siis onu tegi nalja kunagi, et tuleb karu välja, tuleb tuppa, karu kõnnib tuppa, kujutad ette. Mina sellise hirmuga elan ja siis nüüd ma saan aru, et see hirm on mind painanud, on mind piinanud. Aga selleks, et ma saaksin sellest hirmust aru, oli mul vaja väga pikk protsess läbi teha ja mõelda, et miks ma kardan metsas olla. Mitte sellepärast, et ma oleks metsas näinud karu või keegi oleks öelnud, et karu tuleb metsas, hüppa pikali, mängi surnud. Aga see hirm on kuskil sügavamal. See tähendabki see, et teadlik inimene liigub oma lapsepõlve tagasi. Sest lapsepõlves on need paljud asjad, mis meile tekitavad selliseid tundeid, kogemusi. Ja sellest me täna räägime pikemalt ka. Otsusekindlus. Siin on üks ülilahe lõvi peal. Me olime siis Lõuna-Aafrika Vabariigis ja sõitsime autoga keset sellist safarit ja siis, olime safaril ja siis järsku vaatame, et ilus kilpkonna, leiame selle ilusa kilpkonna, teeme pilti ja siis järsku vaatame, et ma olen 4 lõvi. Nagu ette süki ilus pilt, 4 lõvi lihtsalt tšüllivad. Ja mis on lõvi üks kõige tugevamaid või kõige tugevamaid väärtusi või omadusi? Kui tema liigub, siis tema liigub. Ja ta teab, ta on otsustanud liikuda, ta on otsustanud teha midagi, ehk siis ta on kindel, mida ta teeb. Ta ei ole nagu niimoodi, ma ei tea, äkki ma kukun, äkki ma ei kuku, Ta on tugev ja see tugevus ilmneb tema tegudes. Et kui teil on endal tekkinud hirm või on tekkinud kahtlus või teadmatus, siis tehke mingi otsus ära ja kandke seda otsust mõni aeg. Ja siis tehke uus vaatlus. Kas see otsus, mida ma tegin, tõi mind lähemale sellele, kuhu ma tahan jõuda?
Sest kui me otsustame ja siis otsustame ümber ja otsustame jälle ja ma lähen taga välja, ei lähe taga välja, ma lähen taga välja, ma ei lähe taga välja, aga ta on vampiir. Miks ma pean taga väljas olema? Ta võtab mult energiat. See inimene ei ole mulle hea. Otsusta ära. Ma temaga ei suhtle. Lihtne. Ja valin kellegi teise, kes annab mulle eluenergiat, kes tõstab mind, kes näeb minus väärtust. See on minu valik ja mina saan otsustada. Ja teie kõik saate otsustada. Iga päev, kogu aeg. See on natuke selline nagu valiku küsimus. Et kas ma olen siis õnnelik või õnnetu? Ja mida ma näen? Kas ma näen probleeme või ma näen väljakutseid? Ja minu arust eesti keeles on tore sõna väljakutsed, kus miski kutsub justkui välja, aga kui me võtame sealt ainult selle kutse, siis me saame aru, et see on kutse leidmaks lahendusi. Need lahendused ükskõik mis küsimustele, kõik on olemas. Ei ole lahendamatuid olukordi, ei ole väljapääsmatud olukordi. Ja ma nüüd tutvustan teile ühte natuke keerulisemat protsessi, natuke keerulisemat ideed, aga samas ma tahan öelda, et see on hästi lihtsasti haaratav, sest seal on kõik lihtsad sõnad. Vaatame koos, kuidas teie sellesse suhestute. Et kui me oleme pannud ühe püramiidi kokku selline 5 erinevat nagu tasandit, siis kes teab Maslow püramiidist on kuulnud selline nagu vajaduste tabel, on ju? Super. Mulle tundub, et siin on aktivistid, kes on käe tõstnud, sellepärast, et see on üks aktivistide põhiteadlikkuseid, et me saame aru, kuidas töötab aktiivse vabatahtlik näiteks, et mis on tema baasvajadused. Et kui sa ikka sündmusel süüa ei saa, siis sa ei ole õnnelik, sa ei suuda keskenduda, sul on kõht koriseb, on ju. Või kui sa ei ole hästi maganud, sellepärast, et sul ei ole eluaset, või sul on raske kodus magama jääda, sellepärast, et sul on kassid, kes mäunuvad, või koer, kes haugub kogu aeg, või mis iganes, siis seetõttu ei ole sinu baasvajadused täidetud. Ehk siis, kui me räägime maailma muutmisest, siis ma ei saa maailma muuta, kui mu enda vajadused, mu isiklikud vajadused on täitmata. Teine tasand, ehk siis kui hästi me iseennast tunneme. Ja see on täna võimalus, kus me saame iseendale sisse vaadata. See on päev justkui iseendale, kus me kuuleme midagi, me tajume midagi, me tunnetame midagi, me loeme midagi, me räägime midagi ja läbi selle me jõuame iseendale lähemale, enda sisse. Ja tänu sellele me oleme jälle teadlikumad iseendast, kuidas meie käitume, kuidas me elame, kuidas me suhestume ja suhtleme. Ja kuidas mõjutab ühiskond minu vajadusi? Ehk siis me oleme siin üksinda küll, omad keskmes, kõik leidnud, on ju, aga kui ühiskond ümber, sinu kogukond, need inimesed sinu ümber, on päris keerulises protsessis välja kutsuvas olukorras, siis ei ole lihtne, et nende vajadused hüppavad sulle tihti peale ja muudavad ka sinu taju, sinu keskmet olekut. Kellegi eest on vaja hoolitseda nii palju, et sa pead hästi palju aega sinna pühenduma, hästi palju energiat sinna pühenduma. Kui sul näiteks mõni pereliige jääb haigeks, sa ju võtad prioriteedina tema abistamise. See tähendab seda, et sa paned oma vajadused, oma heaolu kõrvale ja lähed talle appi, sest sel hetkel on talle vaja sinu tuge. Ja siis selline nagu teadlikkus, et ma olen ärkvel, ma olen kohal, ma olen sellest kollektiivsest unest ärganud, ehk siis minu peale ei saa kõik sadada, et nüüd on kõik halvasti, ühiskond on hukka minemas. Ma ei kuula seda, sellepärast et ma tean, et ma usaldan. Ma usaldan iseennast, ma usaldan seda teekonda, mida mina olen valinud. Ja kui me jõuame sinna ülespoole, siis me saamegi aru, et on tegutseda vaja. Ja kui me tegutseme samm haaval, siis me jõuamegi sinna püramiidi tippu. Ja seal tipus me näeme, see on justkui nagu vaatetorn, kus sa näed, et see töö, mis sa oled teinud, sa oled kõndinud ülesse tippu ja siis sa vaatad enda ümber. Ja sa näed hoopis teist maailma, kui sa näed seal all jalamil. Sest sa oled teinud töö. Ja see töö on iseendaga töö. Nii et kui me soovime maailma muuta, siis kõik algab siit seest.
kedagi teist muutma hakata, kas on vaja? Ja kas üldse on võimalik kedagi teist muuta, kui see inimene või need kollektiivid ei soovi seda? Minu üks väga raske teema mulle endale on vastutus ja mõned päevad justkui tagasi loobusin sellest toredast kaptenimütsist. Ma kandsin seda uhkusega 6-7 kuud Aafrikast alates. Ja kandsin seda teadmisega, et mina olengi kapten. Mina olen kosmoselaeva kapten, Emakse maa kapten, iseenda kapten. Ja siis on vahepeal selgunud, et aga kõik teie olete ka kaptenid. Lihtsalt teil kõigil pole tänasel päeval seda kaptenimütsi füüsiliselt peal. Aga te olete oma iseenda kaptenid, enda lähedaste kaptenid. Te aitate oma perel, kui sõidukil, kui liikumisel, kui grupil, oma klassil, oma sõpruskonnal, oma huviala ringis aitate liikuda paremas suunas, ehk siis teie veate seda. Vahest ei pea olema see, et tema ütleb, tema on nüüd see kapten, vaid kapten võib olla ka nii, et tema suunab teistmoodi. Meil on kõigil võimalus väga erinevat viisi mõjutada oma teekonnas. Ja siis ma nagu teine pool, mis ma saingi aru, et okei, ma lasin selle kapteni asjal nagu minna, olin nagu justkui nagu alasti, et ma justkui olin selle vastu võtnud, et ma olengi kapten ja siis lasin selle lihtsalt minna. Ja siis ma tundsingi, et ma olin võtnud nagu kogu maailma vastutuse enda õlule. Ma olin justkui endale sisendanud, et mina pean kogu maailma ära päästma. Mul on vaja kogu maailm muuta, paremaks kohaks, kurjus likvideerida. Siis ma sain aru, et ma ei oska, ma ei suuda, ma ei jõua seda kõike kanda. Ja see oli väga raske. Raske loobuda sellest, et sa oled midagi enda peas nii nagu sisse kodeerinud, et just seda ongi vaja. Ja täpselt nii ongi vaja. Ja ma kas või lähengi ohvriks ja ma saangi haiget, aga ma pean kõike seda muutma. Ja siis, kui ma sellest vastutusest loobusin, siis ma tärkasin justkui uues kerguses. Ja see uus kergus andis mulle võimaluse hakata uut moodi looma. Jätta maha see nii-öelda pingutus, kus mul on vaja. See on nagu, ei ole vaja. Võta rahulikult. Ole enda sees. Tunneta, näiteks ma panen käe siia, hull tuksub, mis ma teen nüüd siis? Hakkan ka tuksuma või? Ei, ma jätkan oma protsessi. Mul on teile sõnum mitmeid. Ja ma hakkan lihtsalt siin lavalt tuksuma. Suur perspektiiv. Me ju kõik teame, noored, kuidas praegu on meie ühiskond, kuhu ta on liikumas. Me teame, mis on need valukohad. Kliima muutub. Kõik elus muutub niikuinii. Kliima muutub ka. Kas meie saame kliimat muuta? Võib-olla. Kas meie indiviidina 1200 noort, kes me siin oleme, kas meil on mõju suures plaanis? Vaada, kui palju Aasias inimesi on. Kas me saame kõiki neid mõjutada, tegema teistsuguseid protsesse? Võib-olla mitte. Võib-olla mõned teist. Ma usun, et siin on pärleid, kes lennutaks. Aga suur perspektiiv tähendab seda, et ma tulen sellest kõigest kõrvale. Ma ei ole enam siin vaiba peal. Ma vaatan, et see on see vaip, see on see võib-olla mingisugune, ma ei tea, osad ütlevad hukka minemas maailm, aga ma olen siin kõrval. Ja siis ma pööran teise perspektiivi ja vaatan, siin on nii palju ruumi, ma hakkan oma vaipa siia panema. Et panen siia rohelise vaiba. Ja mul on võimalus valida ja see perspektiiv annab mulle selle. Ja kui ma olen sealt kõrval ära olnud, siis mul on võimalus astuda sinna sisse, aga täitsa uuel viisil, uut moodi. Ma saan valida, kuidas ma sinna liigun.
Ja ma mõtlesin, et ma räägin teile täna, paar kuud tagasi, et ma räägin teile sellest, kuidas ma olin vahepeal depressioonis. Ja olin nagu täitsa nagu appi ja kõik asjad. Ja siis mõtlesin, et issand, mis ma nüüd siis teen, olen seal, nutan kodus. Ja siis sain aru, et ma võin nagu nutta, aga see ei ole minu olemus, lihtsalt nutta ja jääda nutma. Depressioon on ka mööduv, stress on mööduv. Me keegi ei ole suvel stressis, kui meil kool on läbi. Mitte ükski teist, ma ei usu. Et selles mõttes, saab endale justkui meelde tuletada, samas saab tuua oma nüüd uudset teadlikkust selleks, et muuta iseennast. Ja tullagi siinkohale ja tulla tänulikkusesse. Et kui on depressioon, kirjuta üles 100 asja, mille üle sa oled tänulik. Ja sa saad aru, et sa ei ole enam depressioonis, sest sul on nii palju asju. Alusta kõikidest asjadest, mis sa oskad nimetada ja vaata, kuidas see 100-ni liikumine käib. See ei ole kõige lihtsam ülesanne. Me toome laheda koolipäevaga selleks, et me saaksime koos tugevamaks, koos tegijamaks ja koos üksteist väestada, sest üksi tegemine, mina olen siin täna võib-olla üksi korra hetkel laval, siia tuleb kõik kaadevärk, aga meil on 30 inimest, kes siin lava taga igal pool möllab, teeb kõigeks selleks, et teil oleks täna hea olla. See on tiimitöö, see on ühes koos loomine ja kutsun teid üles liituma meie Facebooki grupiga, kus me saame reaalselt tuua näiteid, tuua toetust, vahetada kontakte, jagada ideid, leida kaasloojaid oma projektidesse ja seeläbi seda teadlikkust, mis me nii täna oleme saanud kui mujalt rakendada. Nii et me jagame teile infot, anname teada ja saate oma join in panna. Ja siin on üks tore küsimus ka meie Eliise Mariilt, mis esitati mulle siis, et kuidas saada aru, et oled jõudnud õigesse punkti. Ega seda ei olegi lihtne aru saada. Aga saad aru siis, kui siit seest see tuks on põnevustuks. Eks ta on, oota, mis toimub? Kuhu poole? Mis ma teen? Siis see annab selle võimekuse, selle teadlikkuse, et ma olen õiges kohas, sest mul on see tuks siin sees, mis ütleb, et jaa, ma hakkan minema. Mina arvan, et mina muudan maailma, mina usun, et teie kõik muudate maailma. Suur aitäh teile kuulamast, kaasa mõtlemast, jagamast ja nii palju põnevust on veel ees.